No tšau kõigile! Täna on 1. juuni. Eile käisime Ilmega karjääris elussööta püüdmas. Plaan oli saada kokresid, aga üllatuseks tulid hoopis väikesed ahvenad ja mitte ühtegi kokre. Sai elussööda ämbriga 3 tükki kaasa võetud, aga need kahjuks ööd üle ei elanud. Ilm on palav. Ju siis on ämber liiga väike, sai hapnik otsa. Aga hoolimata sellest panen surnud ahvena ikka elussööda õnge otsa ja proovin sellega. Kui haugil kõht tühi, küll ta seda võtab. Eelmisest suvest on kogemus siin olemas. Viskasin ahvena tükid jõkke. Tund või paar hiljem sain siit ühe haugi ja kodus puhastades leidsin siis haugi kõhust need samad ahvena tükid. Aga iseenesest plaan on nagu alati. Panen elussööda õnge sisse, ühe põhjaka, tehke oma panused, kas ahven on jõkke jõudnud või mitte. Loobin spinningut, võtsin isegi täna täiskomplekti kaasa, lisaks siis ussiõnge ja vaheldumisi siis spinnaga. Lihtsalt chillin ja proovin püüda, mis siit tuleb. Äkki on ahven jõkke jõudnud ja saab siis väiksemat ahvenat elussöödana kasutada. Aga okei, pikk jutt, sitt jutt, paneme asjad valmis ja hakkame püüdma. No nii, kõik asjad on püügile pandud. Tegin spinninguga uuesti korda, eile läks see korralikult pusassama. Aga nöörvist tuleb pikemalt maha kerida ja uuesti panna. Ei taha üldse joosta, kuidagi vahel on kerinud siia. Põhjakat esialgu veel keegi puutunud ei ole. Elussööda õng ka tiksub seal, seda peab kogu aeg korrigeerimas käima, sest vooluga viib kaldasse selle. Aga noh, vaatame, mis täna saab. Aga okei, ma nüüd pidevalt ei filmi. Käin selle lõigu läbi edasi-tagasi nagu ikka, proovin erinevaid lante ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, tundub, et täna vist tuleb nullipäev. Absoluutne vaikus. Lanti ei taha keegi, põhjakat ei taha keegi, surnud ahvenast rääkimata. Olen nüüd erinevaid lante siin proovinud, panin nüüd pöörleva, aga täielik vaikus. Seega ahvenat veel jões ei ole. Ja haug on ka praegu magamas kuskil. Aga noh, päev on veel ees. Proovin veel erinevaid lante. Panen vist oma ussiõnge ka valmis ja lihtsalt chillimise pärast proovin käsiõngega ka püüda. Kuigi ega siin vist lootust ei ole. Aga okei, ma teen oma käsiõnge korda ja proovime sellega. No nii, mingi ime läbi keegi proovib põhjaõnge. Vahepeal tilistas korraks päris kõvasti, aga ei vaikseks, nüüd ei saagi aru, kas see mingi väike ahven otsas või ei ole. Tuleb lihtsalt kontrollida. Vaatame. Jaa, täitsa olemas. Nii, kas tõesti tuleb siis täna esimene ahven või on mingi muu kala siin otsas? Ei olegi midagi. Mis läks minema? Aga vähemalt proovis. Ussi on päris korralikult rappinud. Okei, panen uue ussi ja vaatame, kas saame kätte selle. No nii. Uus uss otsas ja 3 minutit kuskil ja nüüd on küll vist keegi otsas. Või keski või miski. Või läks jälle minema? Ei, ikka siputab. Vaatame. Ja nüüd on vist otsas. Ei ole. Hakkab jälle see müstilise tilistaja teema, millega siin paar aastat tagasi maadlesin, et keegi üritab, aga otsa ei jää. Peab vist panema natuke lühema säärega konksu, mul on hästi pika säärega konks siin. Okei, arutan natukene seda rakendust lahti ja vaatame edasi. Nii, nüüd hakkas toimuma. Haug võttis meie surnud ahvenat
veab päris korralikult. Hakkasin just põhjaka konksu vahetama ja idas minema. Ma loodan, kaamerasse jääb praegu. Laseme süüa korralikult. Aga see vist on väike haug. Ei ole isegi sidurit raagisema pannud. Veab küll, siin samas nina ees on praegu. Puuokstesse, kurat, on tamiil jäänud. Ossa poiss, kus on purakas. Sidur täitsa maas. Oi, see on päris suur. Ossa kurat, kui suur see on. Sellist asja ei ole veel siin olnudki. Oi, kurja. See on alles poiss nüüd. Oba, niuku adrenaliinilaks on praegu. Ossa poiss. See on oma 2-3 kilone. Oi. Täitsa lõpp. Sellist kala mul pole veel Lortsas olnudki kunagi. Täitsa lõpp, kus süda klopib praegu. Oi kurja, ära mine. Ossa poiss. Nii. Kes seal ütleb, et ei saa surnud ahvenaga kala. No, vesi ära juba. Oi. Korralikult on sisse söönud õnneks. Natuke vahepeal järgi laskma ikka. Teeb kohe niisugust lainetust, et oba! Ossa vana poiss. Vaat see on juba kala jälle. Üle pikka aja. Oot. Vaatame, kus ma tal siit lõbu pealt kätte saame. Ai, kurat. Tõmmas kohe konksuga käe katki. Noh, jälle kala moodi. Oi, kurat. Kurat, käe tõmbasin puruks. Okei, pane praegu kinni, mul on näpp kinni panna millegagi. Kurat, konksu otsaga tõmmas pöidla nii katki, et verd lahmab. Natuke hoidma enne, kui veri kinni jääb. Täna siin pikka pidu ei ole, kindaga sain ainult ümber siduda. Tõmmas kohe nii lahti, et ootan natuke, millal veri kinni jääb, siis saab
kala ära mõõta ja kaaluda. Oi kurja. Okei, tegelen oma näpuga natuke aega ja kui saan verejooksu kinni, siis tegeleme kalaga edasi. No nii, näpust tuleb ikka nii palju verd, et kindad on verise. Mul on ainuke asi, millega haav kinni suruda, on kindad. Aga vist tuleb koju minna. Vaatan, kas ma saan konksu kätte teil. 83 senti on praegu esialgne pikkus. Kaalud ei ole veel saanud. Aga vaatan, kui saan konksu ilusti kätte, et kas lasen lahti või võtan koju. Praegu on konksandal nii sügaval, et ma üritan selle verd jooksva käega siit või näpuga selle konksu kätte saada. Okei, tegutsen edasi. No nii. Tuleb see haug ikkagi koju viia. See on konksu koos kalaga nii makku neelanud, et kätte ei saa. Pöidlal sain verejooksu esialgu enam-vähem kinni. 2 korralikku haava tõmbas sisse. Ma ei saagi aru, kas konk selle haugi hambaga või lõpuse kidaga sealt kuskilt tagant sirts ja verd lahmab. Aga ega siin midagi ei olegi nüüd enam püüda. Asjad kokku ja koju. 87 senti, mis ta oli nüüd? 84 senti ja 3,8 kilo. Tuli siis surnud ahvenaga. Aga pane nüüd asjad kokku ja tänaseks aitab. Ma ei tea küll, mis ma selle haugiga peale hakkan. Pool tuleb vist ära anda. Aga korralik kala. Panin paar kopsu talle pähe ka, aga tahab vist veel natukene. Noh, selline ta siis on. Täitsa ilus kala. Tamiili lõikasin puruks, sest konks on jah, trossiga on täiesti maos, nii et kala ega konksu ennast ei olegi näha, täiesti kõhus on. Vot sellised lood siis täna. Adrekalaks oli mega. Lähen nüüd koju. Puhastan kõigepealt haavad ära. Desinfitseerime ja siis vaatame, mida me selle ilusa jurakaga peale hakkame. Aga aitäh kõigile vaatamast, kaasa elamast. Kui sa ei ole veel kanalit tellinud, oleks lahe, kui seda teeksid. Alati võid pöial üles panna. Kui videod mingil põhjusel ei meeldi, pane pöial alla, kah pole probleemi. Aga tule ikka tagasi, äkki mõni video meeldib. Näeme järgmine kord ja tšau!